lõunaaeg. Kes süüa tahab? Kõigile jätkub. Aeglasemalt, kullake. Aga palun, ingel. Olgu, härra pirtsutaja, sina võidad. Porgandid, salat ja õunad, njam-njam-njam. Mida, aga... No, aga mida sa siis süüa tahad? Ma ei oska vist seda tehagi. Aga ma ei taha, et sa nälga jääks. Oled sa kindel, et ei taha kena krõmpsuvat? Ma teen sulle eritoidu. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka, kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on, täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Vaatame, Sparkel. Vabandust, te just trügisite ette. Vabandust, te vist eksisite. Ma olin siin tegelikult esimesena. Anna andeks, ma ei märganud sind. Ma tean. Andestust, härra. Ja, mida? Te just trügisite mulle ette. Kotlette? See on Spargli lett ju. Jah, ma ütlesin, et te läksite minust ette. No, pole vaja, kullake, ma olen juba ees. Ma märkasin. Hei! No, äkki astud eemale, sa ahistad mind. Aga... Tõsiselt, tahad nii väga Sparglit? Muretse endale elu. Olgu, kiiret pole. Vabelus, sa ei tohi lasta ennast niimoodi kohelda. Sellest pole tegelikult midagi. See on suurem kui suur. Sa oled poni, kellel on probleem. Mis probleem? Mine aga, Roosa, sina esimesena. Just see ongi probleem. Sa ei tohi lasta endale pähe astuda. Pähe astuda? End kõrvale lükata lasta. Sa pead enda eest välja astuma. Luba meile. Olgu, ma luban. Väga hea. Pole hullu, ma ei pane pahaks. Vaata ja õpi. Pea kinni. Pisike ja kena. Kes? Mina? No loomulikult sina. Keegi pole sind varem kenaks kutsunud või? Kindel ei. No, peaks. Kas näitaksid mulle oma lihaseid? Taevake, kas nii tugev, kena täkk nagu sina annaks mu sõbrale viimase Spargli? Näed, pole eriti raske, mis? Vist mitte. No olgu siis, mis sul veel vaja on? No vaatame, mul on tomateid vaja. Palun? See maksab 2 rauda, mitte 1. Aga eelmisel nädalal oli 1 raud. See oli siis, nüüd on nüüd. Olgu, ma ei taha selle pärast vaielda. Mida sa oma arust teed? Tegelen oma asjadega, sa võiks ka seda proovida. 2 rauda tomatite eest, see on pöörane. 1 raud on õige hind. Mina ütlen 2 rauda. 1 raud, 2 rauda, 1 raud, 2 rauda, 1 raud, 2 rauda, 2 rauda, 1 raud, 2 rauda, 1 raud. Ma nõuan 2 rauda või mitte midagi. 1 raud, see on minu viimane pakkumine. Nagu ütlesid, 1 raud. Näed, enese kehtestamine võib lõbus olla. Sul on vist õigus. Noh, võbelus, kas proovid? Noh, olgu. Mul on seda kirssi vaja. Mul on jube hea meel, et 1 kirss on veel järel. Teen erilist einet oma jänkule. Ta on väga pirtsakas sööja ja retsepti järgi peab kõigepealt kirss olema. Aga palun. No, sul on seda kirssi siis väga vaja. Jah, üliväga on vaja. Siis maksab see 10 rauda. 10.
härra Kenake. Ma tean, et tahad õigesti käituda, sest sa oled kena ja tugev ja suur. Tugevad ponid on alati teiste vastu kenadeks. 10 rauda kirsi eest. 10 rauda kirsi eest on pöörane. Ma nõuan, et ma saan maksta 11 rauda. 11. Tähendab 9 rauda. Oota nüüd. Olgu 12, aga see on mu viimane pakkumine. Sa oled vist segaduses. 12 rauda, võta või jäta. Olgu, ma võtan. Ära anna talle raha, üks kirsi ei ole 12 rauda väärt. Aga ma tegin teie moodi. See oli hea katse, aga sa peaks tehingust keelduma ja minema kõndima. Aga ma ei saa Ingrid nälga jätta. Ta ei söö, kui ma toitu õigesti ei tee. Mul on seda kirssi vaja, hinnast hoolimata. No siis 20 rauda. 20. Oi, aga mul ei ole nii palju. Miks sa mu aega raiskad? Annan kirsi eest 2 rauda. Müüdud. Ei vedanud sul. Järgmisel korral ära endale lase pähe astuda. Tada! Aga palun, su toit, Ingel. Anna andeks, et kirssi pole, aga kõik muu on täpselt nagu soovisid. Ingel. Vaadake mind. Ma olen tõesti nagu uksematt. Uskumatu raudtahe teeb uksemattidest dünamood. Enesekehtestamise seminar täna Heki keskuses. Olgu taevalik mulle tunnistajaks, ma ei lase enam kunagi endale pähe astuda. Andestust. Sõbrad, minu nimi on Raudtahe ja täna on teie uue elu esimene päev. Trampige, kui oled tüdinud sellest, et teile pähe astutakse. Trampige, kui te ei taha olla uksematt. Trampige, kui te tahate seminari eest mitte maksta. See pole nali, sõbrad. Raudtahe on nii kindel, et olete raudtahte enesekehtestamistehnikatega nii rahul, et kui te täiesti rahul pole, ei maksa tee midagi. Aga mul on kahju ponist, kes raudtahte meetodis kahtleb. Sa ju ei kahtle minus, mis? Oi ei, härra. Ja see on teie esimene õppetund. Ära karda, vaata silma. Ja nüüd, et näidata, et raudtahtetehnika mõjub igale ponile, vajan vabatahtlikku. Sina tagareas. Kes? Mina? Jah, sina. Raudtahe tahab sind lavale. Oi, ei. Kohe. Olgu. Ta seisab su teel. Mis sa ette võtad? Kõnnin viisakalt ümber tema? Ei. Helin kikivarvul ümber tema? Ei. Lähen koju ja proovin homme? Ei. Kui ette jääb sul ponimuu, siis näita, oled kõvast puust. Oi, vabandust. Ära vabanda, kehtesta ennast. Ära kunagi vabanda, kui saad õiendada. Vaata, kuhu sa astud. Proovi nüüd sina. Oi, järgmisel korral mine eest, enne kui ma sulle otsa põrkan, sest mul pole üldse kahju, kui see juhtub. Näete, sõbrad, kui mu õpetus aitab seda vubisevat pisikest poni, siis aitab see kõigi. Nii,
ma tunnen end hästi. Olen valmis päeva ründama, nagu raudtahe ütleb. Vabandust, härra Rohekabi, aga mulle tundub, et sa kastad jälle mu petuuniaid liiga palju. Jäta see asjatundjale. Astu mulle pähe ja mu viha tunda saad. Veest vist tõesti aitab. Aitäh! Uskumatu see töötas. Naljaponi töö on raske. Proovi mõnda oma nalja minu peal, mind ajab kõik naerma. Olgu. Eesel ja muul on kahekesi saarel. Andestage, kas liigutaksite kärusid, et ma mööda pääseks? Ja, hetke pärast. Ma pean selle loo ära lõpetama. Ja siis ütles Eesel muulale. Kas te liigutaksite juba? Te olete mul ees. Ja, no minuti pärast. Ja Eesel ütles muulale. Kui ette jääb sul poni muu, siis näita oled kõvast puust. Ja muul ütleb, rahu nüüd, proua, me ju läheme. Hästi. Kes on järgmine ja mida ma saan sulle täna pakkuda? Mida sa oma arust teed? Kas sa ei näinud mind? Vist küll, ma arvan. Vist on titedele. Nii, mine saga lõppu, kus su koht on. Hei, sa vaata vaid. Sa käitud nii vapralt. See on imeline. Paistab, et selle koletise õpetus kannab vilja. Raudtähe pole koletis. Ta on Minotaurus ja tõeline inspiratsioon. Ta tehnika tõesti toimib. No, sinu käitumist on see küll muutnud. Sa oled ju täiesti uus võbelus. Olen jah. Ja uus võbelus on uue võbeluse üle päris rõõmus. No, vana Roosa on uue võbeluse üle uhke. Uhke nagu roosa punš. Tahad? Kas sa naerad mu üle? Ma maksan kätte. Head aega, tüdrukud. Milline päev? Takso. Ära mõtlegi. Trügid ette mulle, annan säru sulle. Mitte keegi ei astu uuele võbelusele pähe. Mitte keegi. Vana Roosa pole kindel, kas see uus võbelus on ikkagi nii hea mõte. Vana haruldus on nõus. Sa saad hakkama, uus võbelus. See on sinu päev ja ükski poni ei võta seda sinult. On mul õigus? Õigus. Mida? Ta tõi mulle valekirja. Jälle. Uus võbelus ei taha, et talle toodaks valesid kirju. Oi, kas ma ajasin need jälle segi? Anna andeks. Sina vabandad, mina karistan. Vabandust, öelge palun, kuidas ponilinna kellatorni leida? Eko, mängu lihtsalt. Oi, kahju. Sinu pärast kaotan, viha sinu peale laotan. Hei! Võbelus, mida sa teed? Nii ei käituta. Kas te ei näinud, mida ta uue võbelusega tegi? Ta arvas, et võib uuele võbelusele pähe astuda. Ei, kullake, ei arvanud, me nägime ise. Sa lähed enesekehtestamisega liiga kaugele. Mida? Tahate lihtsalt, et uus võbelus oleks samasugune jalamatt nagu vana võbelus, aga vana võbelus on läinud. Uus võbelus, vana võbelus. Mis kenast võbelusest sai? Me tahame teda tagasi. Ei. Te tahate nõrgukest võbelust, tahate jalamatt võbelust, tahate tee temaga, mida tahate, ei kurda võbelust. Liiga palju võbelusid, tehke, et see lõppeks. Kas see on sinu pisikese lihtsa aju jaoks liiga keeruline, Roosa? No kuule, pea nüüd kinni. Ärme lasku tühise nägelemiseni. Miks mitte? Ma arvasin, et tühine sobib sulle, haruldus. Kõik need tühised moemurekesed.
Hei, jäta ta rahule, maad on ta kirg. Jah, ja mis sinu kirg on? Sünnipäevatort, peomütsid. Uskumatu, et 2 kõige pealiskaudsemat ponilinas üritavad uuele võbelusele öelda, kuidas ta oma elu elama peaks. Ise raiskavad oma elu tühise sahmerdamise peale, millest kellegi teisel kasu pole. Paistab, et vastik võbelus on siin, et jääda. Uskumatu, mida see koletis Raudtahe sinuga teinud on. Raudtahe pole koletis, ta on Minotaurus. Mina olen koletis. Võbelus, oled sa seal? Roosa ja Haruldus on siin. Minge ära, enne kui halb võbelus jälle ründab. Oi, kullake, me kõik ütlesime asju, mida me kahetseme. Ütlesime või? Roosal on õigus, mina olen kõiges süüdi. Aga ärge muretsege, ma ei tule enam kunagi majast välja. Kõigil ponidel on turvalisem, kui mina ja mu kuri suulugu taga oleme. Kullake, Roosa ei süüdista sind ja mina ka mitte. See Raudtahe andis sulle lihtsalt halba nõu. Jaa, tema pani su ülikole halvasti käituma. No ma tahan öelda, et enese kehtestamiseks on ka muid viise kui teiste ponide peale karjumine. Jaa, enda eest võib seista ka teiste peale karjumata. Ma ei ole kindel, kas ma suudan seda. Ma olen liiga kaugele läinud. Kui ma proovin ennast kehtestada, muutun koletiseks. Oi, kullake, sa ei ole koletis. Ei, aga tema on. Raudtahe on mu nimi, ponide treenimine mu leib. Milline armas tunnuslause? Teie sõbrale meeldisid küll Raudtahte tunnuslaused. Linnas räägitakse, et ta ei lase enam kellelgi endale pähe astuda. Nii, Raudtahe tuli, et Raudtahte palk kätte saada. Võbelus pole sellises vormis, et temaga tegeleda. Ma olen kindel, et suur, vapper, tugev ja rikas koletis, tähendab, Minotaurus ei vaja seda raha ju kohe. Te saate ju hiljem tagasi tulla. Nalja teed, võbeluse maksetähtaeg on möödas. Raudtahe võtab raha kohe. Tee midagi. Me pole kindlad, et võbelus kodus on. Ta võib olla kusagil mujal, loomakestega lulli löömas. Anna meile veidi aega, otsime ta sinu jaoks üles. No Raudtahe peabki söögipoes käima. Raudtahe tuleb pärastlõunal tagasi. Aga see on ainult pool päeva. Meil on vähemalt 1 päeva vaja. Raudtahe annab teile pool päeva, mitte rohkem. Terve päev. Pool päeva. Terve päev. Pool päeva. Pool päeva. Terve päev. Me vajame pool päeva ja mitte rohkem. Aga saate terve päeva ja mitte vähem. Teeme nii. Homme näeme. Oota, mida? Ma kuulen, et otsima pole vaja minna. Raudtahe võtab kohe raha. Aga meil oli kokkulepe. Sa pead homme tagasi tulema. Kui ette jääb sul poni muus, siis näita, oled kõvast puust. Suu makse hiline võbelus. Sa olid üks harilik jalamatt ja Raudtahe tegi sinust korraliku enesekehtestaja. Nii, maksa nüüd Raudtahtele, mis sa Raudtahtele võlgned. Ei. Mida sa ütlesid? Ei. Sina ma küll olla ei tahaks, sest sulle sajab kohe terve maailma täis valukaela, kui Raudtahe oma raha ei saa. Kohe. Ma mäletan, et sa lubasid, et kui poni ei ole täielikult rahul, siis ta ei pea maksma. Mina ei ole rahul. Mis mõttes sa ei ole rahul? Kõik ponid on alati rahul olnud. No siis mina olen vist esimene. Aga kuna ma pole rahul, siis ma ei maksa. Nii lihtne see ongi. No oled sa kindel, et sa pole isegi natuke rahul? Sest äkki me saame kokkuleppele? Me ju mõlemad oleme mõistlikud olendid. Kahju. Aga ei tähendab ei. Ei tähendab ei. Mis? Keegi pole mulle varem niimoodi öelnud. Ma pean selle meelde jätma. See on hea tunnuslause mu järgmise seminari jaoks. Sa olid imeline võbelus. Sa astusid koletisele vastu. Tegelikult ei muutunud sa üldse. Sa oled ikka sama vana võbelus, keda meie alati armastame.
ja keda me igatsesime. Ärge muretsege, vana võbelus on igaveseks tagasi. Andke andeks, et enese kehtestamisega liiga kaugele läksin. Sõbrad! Sõbrad! Kallis printsess Taevalik, tagasihoidlikul ponil võib olla raske enese ees seista. Ja end kehtestades muutusin kellekski, kes mulle ei meeldinud. Õppisin, et enese ees seismine ei tähenda enda muutmist. Nüüd tean ma, kuidas kabi maha panna, olemata ebaviisakas või kuri. Tõlkis Käri Sõelset, teksti luges Karin Rask.